Tere, hakkame pihta. Mina olen Sten Seerlich, ma olen tänase päeva moderaator. Ma ei ole Tallinna linnast, vaid ma olen ühest sotsiaalsest ettevõttest nimega Speaksmart ja minu roll on täna tagada, et see arutelu toimuks ja et see toimuks meil hästi ajakavas ja vastavalt nendele kokkulepetele reeglitele, mis me ühiselt seame. Täna arutame Petrooliumi tänava rekonstrueerimist ja selle eskiislahendust. Võib-olla hakatuseks ütlen, et mis see eskiislahendus on. Eskiislahendus ei ole veel lõplik projekt. Eskiislahendus on esimene visuaalne arusaam või plaan, milliseks projekt võib kujuneda. Ja täna me arutame seda sellepärast, et see on täpselt see koht, kus kõigil asjaosalistel on võimalik anda oma tagasisidet. Ja kuna veel pole mitte midagi ei betooni valatud ega ka projekti joonistatud, on võimalik seda võtta arvesse. Täna on täpselt see õige hetk, kus oma tagasisidet anda. Täna eesmärk ei ole tingimata mitte see, et me üksteist ümber veelaksime või et me päeva lõpuks oleksime kõik täpselt samal meelel. Eesmärk on, et ühelt poolt Tallinna linn saaks tutvustada, milles projekt seisneb ja teiselt poolt kõik asjaosalised saaksid oma arvamust avaldada, et see saaks kuuldud kirja ning et seda oleks võimalik ka arvesse võtta. Meie tänane ajakava on umbkaudu järgmine. Meil on aega 1,5 tundi, püüame lõpetada umbes kella 7 paiku. Kell 7 küll ruumi uksi ei suleta, meid välja ei visata, aga me püüame olla ajakavas. Päeva avab Kristjan Järvan, Tallinna linna abilinnapea. Seejärel tutvustame eskiisprojekti, seda teeb Ott-Johan Post, kes on Roadplanist. Ja seejärel on teie kord, on teie võimalus esitada ettepanekuid, arvamusi, küsida ja vastavad siis asjaosalised, kes on siin slaidiga loetletud. Kõik materjalid on olemas veebikeskkonnas, aga kui teil pole olnud mahti veel nendega tutvuda, siis seal vasaku külje peal näete neid plaane ka eskiis lahendust. Ja võib-olla enne, kui ma annan Kristjan Järvel sõna, siis mõned kokkulepped ka, mida ma pakuks välja, et kuidas me võiks täna arutada. Esiteks, üks kõneleja, kuna meid on saalis suhteliselt palju, siis paluks, et me räägime ükshaaval, ei sega üksteisele vahele. Ettepanek on, et võib-olla on käega märku, kui teil on soov midagi öelda ja ma annan teile sõna. Teiseks, püüaks igat sõnavõttu hoida umbes 1 minuti pikkusena, et me püsiks ajakavas ja mitte teha jätku küsimusi. Välja arvatud, kui tõstate käe ja ma annan uuesti teile sõna. Väärikas toon, keskendume sisule, mitte kõnelejatele, hoiame viisakat suhtlust ja ütlen teile ka teadmiseks, et kõik, mis täna arutatakse, saab kirja, nii et igal juhul teie seisukoht läheb projekti materjalide juurde ja sellega edaspidi saab arvestada. Ja ütlen veel ka seda, et tänast kohtumist me salvestame. Me salvestame sellepärast, et ka teistel, kel täna polnud aega tulla kohale, oleks võimalik vaadata tutvustust järgi, aga teiselt poolt ka, et meie protokoll oleks täpne ning väljendaks seda, mida me räägime. Kas keegi tahaks võib-olla mõne kokkuleppe veel siia juurde lisada, et kuidas tänane arutelu võiks minna? Olgu, aga siis annaksin üks asi tuli veel meelde, vabandust, et meil ei ole mikrofoni. Seetõttu ma loodan, et te kõik mind kuulete. See saal on suhteliselt hea selleks, siin ka loengut tehakse ilma mikrofonita. Kui keegi ei kuula, ikka märku, et küll me siis püüame välja mõelda lahenduse, kuidas kuuldavust parandada. Nii, aga siis ma annan sõna Kristjan Järvele. Ja, tervitused ka minu poolt. Eks ma ütleks, et Petrooliumi tänava projekt on eriline oma sisu poolest. Ja miks ta on eriline just poliitiliselt vaadates on see, et Petrooliumi tänav on tõepoolest koht, kus saab öelda, et liikluskoormus on vähenenud. Tulenevalt reiditee ehitusest. Tõepoolest see on üks väheseid kohti linnas, kus liikluskoormus on tõesti oluliselt vähenenud ja tõenduseks sellele, et kui pakkuda elanikele paremat alternatiivi liikumiseks, siis nad kasutavad seda ja siis kõrval kodutänavatel liikluskoormus väheneb.
ja sellest tulenevalt üks suur asi, kus kuigi teistesse projektidesse suhtun sellises olukorras väga kriitiliselt, siis siin tõepoolest on sõiduradasi vähendatud, sest silmnähtavalt on see liikluskoormus vähenenud ja tegelikult seda kõiki sõiduradavusi tegelikult seda koormust ei ole. Ja teine lähtekoht, mis siis linnal selle projekti elluviimiseks on kommunaalteenuste poolt, ehk siis veekollektori ehitus, mis on meil ka välisrahastusega, mis siis annab tegelikult linnale võimalus rahastada seda tänavaruumi muutust. Üks suuremat debatti pakkunud küsimus selle projekti juures, juba eelmise linnavalitsuse juures oli see, et kas ikka Kadriorgu saab. Et eelmises linnavalitsuses transpordi eest vastutades kindlasti võitlesime selle eest, et see saaks nii. Ja selles linnavalitsuses ehituse eest vastutades saan finaliseerida selle, et jah, see jääb nii. Et tõepoolest Kadriorgu sealt ristmikult pääseb siis Kadriorgu kasutadeks selleks trammiteed. Täna on see nagu lahendus veidi huvitav, saab mööda trammiteed otse sõita, saab ka siis selle sõiduteed kasutades paremalt, et veidi keerukas, veidi naljakas. Et selle ristmiku muudatusega siis me korrigeerime, muudame seda lihtsamaks ja mõistlikumaks. Et need on peamised lähtekohad selle projekti puhul, et hea meelega vastan hiljem küsimustele, aga kuulame eksperdid ära, et mis need täpsemad lähtekohad selle projekti puhul on, mis need muudatuskohad on ja siis lähme edasi. Aitäh teile! Aitäh! Tänan Kristjan Järvenek sissejuhatuse eest ja palun järgmiseks rääkima Ott Johannes Posti, kes on ettevõttes Roadplan ja skiislahenduse autor. Kas võib nii öelda? Jah, võib küll nii öelda. Palun. Nii, lugupeetud saalis viibijad, tere kõigile. Minu nimi on Ott Johan Post ja esindan siis täna Roadplan OÜ'd. Oleme koostamas Petrooleumi tänava rekonstrueerimise projekti ja teen teile siis selle kohta väikse tutvustuse. Kõigepealt kiire kava, kuidas on üles ehitatud. Näitan teile projektala, siis räägime projekti eesmärkidest, mida siin tegelikult ka Kristjan Järven meile tutvustas ja siis käime üksipulgi üle ka lõikude plaani lahendused. Projektala on siis siin ekraanil nähtav ja see hõlmab endas Petrooleumi tänavat Narva maanteest kuni Petrooleumi 8A ja Uussadama 11A vahelise sõidutee hargnemiseni. Lisaks Narva maantee Petrooleumi tänava ristmiku ja selle lähiala ning Petrooleumi ja Tuukri tänava ristmiku ja selle lähiala ja siis väikeses lõigus ka Tuukri tänavat kuni Uussadama tänava ristmikuni. Projekti eesmärgid ja miks seda tehakse. Soovitakse tänavaruumi ümber kujundada selliselt, et tekiks kaasaegne terviklik haljastatud lahendus. Meil on praegu eskiisiga ette nähtud istutada 59 uut puud ja circa 2800 ruutmeetrit erineva kõrgusega põõsa ja rohurinnet. Tänavaruumi ümberkujundamine hõlmab endas ka liiklusruumi loomist kõigile liiklejatele, jalakäijatele, jalgratturitele, ühistranspordile ja sõidukitele. Teeületused on võrreldes olemasolevaga lühemaks tehtud ja seeläbi suureneb ka turvalisus. Uuendatakse ka tänavavalgustus ja rekonstrueeritakse trammide rööpad ja uuendatakse kontaktvõrk. Ning nagu siin varem sai välja toodud, siis on veel selle projekti keskne eesmärk ka sademevee lahkuvoolse kanalisatsioonisüsteemi rajamine, millega vähendatakse sademevee koormust Tallinna ühisvoolsele reoveekanalisatsioonile. Nii, liigume nüüd edasi lõikude plaani lahenduste juurde.
Alustame Petrooleumi tänavast, nagu selle projekti nimi ka ütleb. Siis võrreldes olemasoleva olukorraga on siin muudatused kõige suuremad. Petrooleumi tänaval lõigus Narva maantee kuni Tuukri tänav praeguse 2+2 sõidurajaga tänava asemel ette nähtud 1+1 sõiduradadega tänav, mille laius on siis 6,5 meetrit. Narva maanteega ristumisel lisandub ristlõikele ka pöörderada, et tagada sujuv liikluskorraldus. Sõidutee mõlemale poole on kavandatud eraldiseisvad ühesuunalised jalgrattateed ja ka jalgteed. Jalgrattateed on sõiduteest eraldatud kas haljastuse või siis piki parkimisega, mis suurendab liiklejate ohutust ja loob tänavaruumis selgema struktuuri. Ja jalgteed on omakorda jalgrattateedest siis eraldatud madala äärekiviga, tagades mugava ja turvalise liikumise kõigile kasutajatele. Sõiduradade arvu vähendamine on võimaldanud siin tänava lääneküljel siis vabastada täiendavat ruumi, kuhu on kavandatud pargiala. Ja pargis paiknevad peamiselt on 2 tegevustaskut ette nähtud, mitmekesine haljastus, mis loob siis kvaliteetse avaliku ruumi kohalikele elanikele kui ka kõikidele külastajatele. Tegevustasku ise on selline viibimisruum, mis pakub siis võimalusi nii rahulikuks ajaveetmiseks kui ka aktiivsemaks kasutuseks igasugusele inimestele. Kindlasti tuleb küsimus, mis need tegevustaskud täpsemalt on, aga praegu ongi see hetk, kus siis välja käia enda soovitusi ja ettepanekuid nende tegevustaskute siis lahendamiseks. Ja projekteerimisel on arvestatud ka pargi ääres paiknevate äripindadega, sealhulgas siis meditsiiniasutustega. Ja nendele on ligipääs mootorsõidukitega tagatud ja lisaks on loodud täiendavaid parkimiskohti, võttes siis arvesse projekteerimistingimuste käigus saadud tagasisidet. Kuigi algselt oli see ala kavandatud täielikult rohealana, siis just selle põhjusega ongi püütud leida tasakaal haljastuse ja parkimisvajaduse vahel. Ja oluline on mõista ka tänava funktsiooni muutust, et varasemalt teenindas Petrooleumi tänav suures mahus sadamaliiklust, kuid tänaseks on selle rolli suuresti üle võtnud reiditee. Ja selle tõttu, kui me tänava all asuvaid tehnovõrke ja suurt sademel kollektorit rajame, siis ei ole mõttekas seda tänastes mõõtudes enam taastada. Siin ka visualiseeringu pilt sellest samast tänavalõigust, mida te ilmselt olete näinud juba ka avalikul väljapanekul Tallinna kodulehel. Järgmisena räägin Tuukri tänavast. Täna on Tuukri tänav lahendatud 2+2 sõidurajaga lahendusega, mis tänastele liikluskoormustele ei vasta ning see on oma funktsiooni arvestades hetkel üledimensioneeritud. Ja kavandatav lahendus näeb siis ette tänava ümberkujundamist 1+1 sõiduradadega sõiduteeks, mille laius on 5,5 meetrit ja tänava projekteeritud piirkiiruseks saab siis 30 kilomeetrit tunnis. Sõidutee mõlemale poole on projekteeritud jalgteed, mis on sõiduteest selgelt eraldatud ja eralduslahendustena kasutatakse nii kõrg kui ka madal haljastust, mis aitab luua turvalise ja meeldiva liiklemiskeskkonna. Lisaks on Tuukri kui ka Petrooleumi tänava äärde kavandatud sõiduteega paralleelselt paiknevad parkimiskohad, mis on näha siin tänava siis, ütleme siit plaanilt vaadates vasakpoolses otsas. Ja Tuukri ja Petrooleumi tänavat ristmiku põhjapoolne haru on nüüd projektara piiril lahendatud selliselt, et see on kokku viidud siis olemasoleva tänavavõrgu lahendusega.
siin ka siis vaade Reidi tee poolt risti Tuukri tänavaga ja siis taamal on näha Narva maantee ristmik. Järgmiseks lõiguks oleks siis Narva maantee. Narva maanteel jääb sõiduradade arv samaks linnast väljuval suunal ja enne ristmikku linna siseneval suunal. Põhisuunaline liiklus säilib senisel tasemel. Kaotatud on näiteks parempöörderajad Narva maanteelt Petrooleumi tänavale ja linna siseneval suunal siis peale ristmikku on kaotatud ka bussirada. Narva maanteel on projekteeritud ühistranspordipeatused, mis viiakse osaliselt siis tee keskele kokku. Linna siseneval suunal lisandub 2 uut peatust. Üks on tee keskel ja teine siis Metodisti kiriku ees. Ja 2 peatuse mõte on siin see, et ühe peatuse pikkus ei vasta normide kohasele pikkusele ja seega peab meil olema 2 eraldi peatust, sest muidu tekib lihtsalt olukord, kus jäävad trammid ja bussid üksteise taha seisma. Narva maanteele Metodisti kiriku ette projekteeritud uue peatuse sõidurajal on ühistranspordile siis eelisfoori takt. Ja trammitee jääb Narva maanteel samasse koridori, kus ta täna on, aga rekonstrueeritakse ning uuendatakse siis ka selle trammi kontaktvõrk. Ja jalakäijate tee ületused tehakse siis võrreldes olemasoleva olukorraga palju turvalisemaks. Ja siin oli ka enne välja toodud, et projekteerimistingimuste menetluse tagasisidet arvestades säilib siis ligipääs ka Kadrioru sisetänavatele. Ma kohe näitan ka siin liiklusskeemi, kus on aru saada, kuidas see toimima hakkab. Ja lisaks on siis Kööleri tänav 2 ees asuv suur asfaltplats suures osas ümber projekteeritud haljasalaks koos siis kõrghaljastusega. Nii, siin skeemil on näha nüüd ühistranspordi liikumine. Siin tramm on siis see, mis siia Kadrioru poole keerab. Siin ülejäänud on nüüd busside liikumissuunad ja siin keskel tegelikult on buss ja tramm nüüd koos, mis on siis linna sisenev suund. Ja siin üleval on näha see peatusest väljuv buss, millel on siis eelisfoori takt ja tema siis sõidab siit edasi linna poole, kus siis Tallinna Ülikooli ees jätkub bussirada. Siin on nüüd sarnane skeem lihtsustatult muudele mootorsõidukitele ja siin on näha ka see sõiduautode siis ligipääs Kadriorule, mis toimub siis samas koridoris trammiga. Ja välja on siin toodud ka see parempööre nüüd Petrooleumi tänavale. Siin visualiseeringu pilt. Ja Ivo, kas sa teed selle viimase slaidi, soovid midagi lisada siia? Ei soovi? Jah. Pane ette see. Jah, just varasema tagasiside osas millele kodanikud tähelepanu juhtis oligi vist suur soov Kadrioru suunal liigelda ja parkimiskohad oli probleemiks meditsiiniasutuse ja siis kiriku juures peatumine ja ligipääs. Liikluslahendus ikka oli probleemiks. Mida või välja toodi oli ehitusaegne ligipääs ja liikluskohad. Ja arvestatakse arvestatakse detailplaneeringutega. Ja põhimõtteliselt kõikidel kinnistutel on nii ehituse ajal kui projektlahendusega ligipääsed tagatud. Liikluslahendus ja ristmiku
toimivus natukene veel projekteerimise käigus nagu täpsustab, aga põhimõtteliselt jääb samaks. Muidugi me arvestame ka igasugusi erikasutajaid ligipääsu vajaduste osas. Meditsiiniasutuse juurde näiteks, eks. Ja nagu ikka, projekt viidakse ellu kooskõlas detailplaneeringutega ja tulevaste arendustega. Et need oligi põhikohad. Minu poolt, aitäh kuulamast. Aitäh, küsimuste aeg. Palme teile, et andke käega märku, kui teil on soov küsida. Kui võimalik, olete valmis, öelge ka lühidalt, kes te olete. Siis me lihtsalt saame pisut paremini aru, mis rollis te siin täna olete. Ja palve vastajatele, kui võimalik, palun tõuske püsti ja olge näoga ruumi poole, et siis on lihtsalt paremini kuulda. Aga meil oli esimene küsimus. Tere, mina olen Annika, ma olen arhitekt, ma elan Kadriorus. Ja mul on üks küsimus võib-olla linnavalitsuse poole. Ma vaatasin oma mailboxist eelmise aasta veebruaris. Mul on päris pikki kirjavahetus linnavalitsusega koos ettepanekutega, millest ma näen, et ükski ei ole sellesse projekti sisse läinud. Mis on minu küsimus, miks see sinna ei ole läinud ja seda võib-olla saab kuidagi pärast uurida, et kuhu ta siis kinni jäi. Aga võib-olla alustaks siis sellest suuremast protsessi kirjeldusest, et ma ei näe hetkel sellest ettepanekust päris selgelt ja ma paluksin siis selle projekteerijate meeskonnal tutvustada esiteks, kes oli teie projekteerijate meeskond, kes oli teie arhitektid ja teil peaks olema maastikuarhitekt minu teada. Siis ma tahaks teada, milliste kasutajagruppide kasutusootused olid läbi lahendatud, näiteks lapsed, vanurid ja kuidas nemad erinevalt seda linnaruumi kasutavad, sest et neil on üsna erinevad ootused. Ja siis ma tahaksin teada kolmandana, milliste selliste multimodaalsete liikuvusstsenaariumitega te arvestasite, sellepärast et Kadrioru sõlmes on päris palju liikuvust trammile, bussilt, trammile, Kadrioru seest igalt poolt ja praegu näiteks ma näengi, et trammi ja bussi peatused on teineteisest kaugele viidud. Ühel sealpool teed, kus nad justkui tegelikult täna on hästi kasutatud. Aitäh! Siin oli üsna mitu küsimus koos. Tutvustus, kes tegid, milliste gruppide peale on mõeldud ja siis multimodaalsed liikumisviisid, mis need 3 küsimust. Hakkame otsast pihta. Hakkame otsast pihta. Ma teen tutvustuse ära. Äkki saab püsti ka tutvustuse teen ära. Meie oleme siis peaprojekteerija Roadplan. Teede projekteerija liikluslahendus on meil samamoodi siis majastest, on Kristel. Maastikuarhitekt on Artes Terrae, Tanel. Ja siis võrkude projekteerijad ka. Võrkude projekteerijatest on meil siis VKV osa teeb Altren projekt. Soojavarustuse osa teeb Heatconsult ja kontaktvõrk ja tänavavalgustust siis projekteerib Hepta. Vist said nüüd kõik, ma loodan. Nii, siis edasi minnes. Teine küsimus oli gruppide kohta. Milliste gruppidega te arvasite projekti tehes, eskiislahendust tehes? Ja millised on siis nendele gruppidele spetsiifiliselt suunatud projekti lahendused? Ma jään natuke praegu hätta võib-olla sellega, suhteliselt siuke spetsiifiline küsimus. Okei, kui vaja, võib-olla tuleme siis inimese juurde tagasi ja siis oli küsimus meil multimodaalse liikumise kohta, et kuidas on jalgrattalt minek trammile või autos minek kõndimisele. Saame õigesti aru, et see oli umbes see küsimus. Trammid bussile. Trammid bussile, no võt. Bussilt trammile. Okei, siin oli põhiline mure oli selles, et see trammi peatus, mis nüüd hetkel Kadrioru suunal on, et sellest siis on liiga kaugele viidud see bussipeatus. Üle teemine algusfooriga. Jaa. Erki võib-olla. Siseme. Kus saab palun seda projektiolist pilti? Ütle palun, et millist. Asendiplaani tuleb veel natuke tagasi. See, last olla, võib-olla see tegevus on normaalne. Tere, mina Erki Henri Meerpaa Tallinna Liikuvusametist.
kui me räägime konkreetselt ühistranspordilahendustest, konkreetselt selles lõigus, siis Narva maantee puhul oli esimene eskiislahenduse lähtepunkt ka see, et missugune peaks olema Narva maantee ka tulevikus. Hetkel Petrooleumi tänava rekonstrueerimise mõistes on meil antud siis linnavalitsusest suunis viia kokku Narva maantee olemasoleva olukorraga, millega me oleme kokku viinud, aga ristmiku enda lahenduse puhul oleme arvestanud selle perspektiiviga, et ühistransport peaks kolima Narva maanteel siis tee keskele, et saada siis piki Narva maanteed pikematel lõikudel kiiremat ühenduskiirust. See tähendab seda, et pikemas perspektiivis siis otsustatakse investeeringuid ka Narva maanteele siis sisse viia, siis selle poole pealt pigem koondame ühistranspordi tee keskele kokku. See tähendab seda, et teie viidatud see multimodaalsust ehk siis ümberistumise variant ei pruugi olla konkreetselt iga ristmikul, konkreetselt mitte selle ristmikul, aga seda võib olla juba eelnevalt ära. Ehk siis see tähendab seda, et seda ümberistumise võimalus tekib kindlasti juurde. Ja see on ka üks põhjus, miks me tänasel hetkel konkreetselt selles projektis linnast väljuva suunal bussipeatuse me hetkel kavandasime tee keskele. Et meil lihtsalt hiljem oleks juba taristu olemas, kui ülejäänud Narva maanteele hakkab investeeringut tekkima. Et me lihtsalt Weisenbergi tänaval trammitaristut ümber ei ehita. Jah, aga selles mõttes siis me räägime, millises peatuses me siis räägime, kus buss ja tramm oleksid koos. Me räägime näiteks Hobujaamast, siis seal see ju toimib üsna kehvasti. Jalakäijad peavad minema üle sõidutee. Ja siis kui me nüüd räägime, et me tahame viia kogu bussiliikluse siis trammidega kokku ja me räägime tegelikult siis nagu Viru keskuseni välja või? No selle poole pealt, et kui me räägime tänavate planeerimisest ja võrgustikust on ju pikemas perspektiivis, siis jah. Aga see on ju ülipikk perspektiiv, et siis välistada see võimalus, et täna trammi bussile istuda ilma ületamata sõiduteed. Selle poole pealt on lihtsalt see teema, et iga taristuobjekt on selline, mis on hästi pika elujaga, ta vähemalt 25 aastat. On kasulik tee iga ja suure tõenäosusega on ta pikem, mis tähendab seda, et lihtsalt hilisemas projekteerimise etapis investeeringute korral meil peaks hakkama seda ristmikku täiendavalt ümber ehitama. Ehk siis see on selle mõttega kavandatud hetkel ja kui me võtame ümberistumise potentsiaali ja küsimuse, siis Kadriorg ise sellise kujul trammi ja ühissõiduki ehk siis bussi ümberistumise potentsiaal pigem on ta seal kohas väiksem. Jah, ta on ebamugav hetkel, aga selle poole pealt ta pigem on väiksem, sest et lihtsalt Kadriorg ise on juba sihtkoht pigem. Olgu, aitäh, meil on saalis tulnud järgmised küsimused. Läheme edasi. Üks küsimus oli ka linnavalitsusele. Et selles suhtes ma usun, et need küsimused ei läinud mitte linnavalitsusele kui abilinnapeadele, vaid ikkagi ametitele. Et nendega ma usun, amet on nii palju arvestanud, kui on saanud või tahad sa seda kommenteerida? Amet on saanud tagasisidet, kui palju on arvestatud seal? Enne riikide küsimust ei, seal oli päris palju. Sul oli palju küsimusi, jah. Aga selles mõttes ma ei näe nendes lahendustes neid, et need oleks kuidagi sisse viidud. Üheks oligi see, et palun hoidke see bussipeatus ja trammipeatus ühel pool teed, sellepärast et seal on siis ristliikumine palju parem. Me ei pea bussidega seal eelnevalt risti sõitma. Neid küsimusi, mis seal oli, on kaalutud. Sisse on viidud täpselt nii palju, kui on võimalik olnud. Mulle paistab, et sinu kohtus, kus tegelikult peaks detaili minema, et teen ettepaneku, et võib-olla on võimalik veel eraldi sellest rääkida ka, et siis saab detailselt võtta need küsimused ette ja vaadata just neid. Aga läheks edasi, et siin meil oli ka küsimus. Tervist, ma olen uus 118 korterikinnistu omanik ja olen näinud terve möödunud suve suurt ümberehitustööd Tuukri tänaval, Uus-Sadamaa tänaval. Ja nii palju, kui ma aru sain, tehti kuni Petrooleumi tänava ristini kõik 6 teealune kollektorite süsteem ja teekatega sinna peale. Esimene küsimus, kas nüüd kõik seesama, mis tehti, kas see lammutatakse ära ja hakatakse otsast pihta nullist? Lühike küsimus. Lühike vastus on, et ei.
aga miks siis seda tehakse, kui praegu on Tuukri tänaval 2 rida ühtepidi, 2 rida teistpidi Petrooleumi ristist alates ja siis tehakse ainult 2 rida alles. Tähendab, ridu võetakse poole vähemaks kui praegu on. Miks? See tänav ei vasta. Et Tuukri tänav ei täida täna enam seda funktsiooni, mida ta kunagi täitis. Ja oli vaja seda 2+2 siis liikluslahendust. Aga millele te tuginete selle väite juures? Kas te olete kunagi reede õhtuti või laupäeviti näinud, milline autode vool tuleb sadamast mööda Uus-Sadama tänavat? Läheb Tuukri tänavale Tuukrist Petrooleumisse. Kas te kunagi olete seal kandis viibinud? Olen viibinud. Ja ei ole märganud, et see on liiklusamet saab siin vastata. Selle poole pealt, et me oleme selle poole pealt tõesti kursis, et sadamaga seotud liiklus kipub kalduma tänavatele, mis ei ole selle jaoks mõeldud. Võib-olla ajalooliselt oli Petrooleumi tänaval, nii nagu projektijuht siis eelnevalt välja tõi, oli selles rollis, aga kuna reiditee on nüüd mõeldud konkreetselt sadamaliikluse teenindamiseks, siis ka tegelikult see sadamast välja tulev liikluse voog peab liikuma mööda reiditeed välja. Ehk siis see tähendab seda, et ka sealt Uus-Sadama tänavast tegelikkuses me ei kavandigi sellise kuju liiklusvoogu sisse ja see selle poole pealt, just sinna tassi jõuda tegelikult, et sinna Uus-Sadama tänava äärde siis konkreetselt sadama poole Tallinna Sadam ise kavandab täpselt mõte detailplaneeringut, millega siis sealt see Uus-Sadama väljasõit vaadatakse üle, konkreetselt teede lahendus, et sadamaga seotud liiklus ei tuleks Uus-Sadama tänavale ja Tuukri tänavale. Ehk siis kui me võtame ka nüüd strateegilise vaate siia juurde, siis Tuukri tänav on tänavatüüpide mõistes liigitatud meil kohaliku tänava alla. Ehk siis ta peabki liikluskoormus olemagi madalam, sealhulgas ka siis liiklus nii-öelda kiirus peab olema madalam ja ohutum. Et selle poole vastata. Ma püüan nagu seda öelda, et inimesed, kes tulevad sadamast teeterminali juurest autodega, olgu nad soomlased, olgu nad rootsed, olgu nad eestlased, nad sõidavad Tartu maantee poole sageli. Ja Tartu maantee poole minekuks on kõige otsem tee just seesama Petrooleumi tänav ja Petrooleumi tänavast Vilmse tänavale ja sealt edasi. Et miks te selle ümber muudate? Ei, selle poole pealt nad ei peaks sõitma kindlasti seal Uus-Sadama ja Petrooleumi tänaval ja täpselt samamoodi on siis tehtud liiklusuuring. On tehtud ka liiklusuuring konkreetselt Petrooleumi tänavale ja see liikluskoormus ongi niivõrd väike, et 1+1 lahendust ilusasti tagab selle koormuse ära, mis seal tänasel hetkel veel on. Te olete näinud, milline väike liikluskoormus seal on? Tegemist on liiklusuuringu konkreetselt metoodikale vastava uuringuga, mis siis arvestab seda keskmist liikluskoormust, mis saa erandjuhtudele vastavalt siis projekteerida. See ei olegi projekteerimistava. Olgu, aga me saime selle küsimuse praegu vähemalt lauda ja liiklusameti poolse vastuse ka. Läheme järgmiste küsimuste juurde, siis saame võib-olla tulla tagasi. Seal nurgas oli küsimus, aga vist on käsi maas. Selge siis tuleme siia. Võib-olla luges üles lihtsalt need peatuste muudatused. Palvet ühistranspordi peatuste muudatused oleks võimalik ette lugeda. Äkki saab üldse selle plaani lahenduses, kus on Narva maantee peal oli selle ette pannud, et see on toetav pilt. No võib ka see olla näiteks, jah. Ühistranspordi peatused siis olemasolev peatus, mis asub siin Veitsenbergi tänaval, on siis trammipeatus. Nüüd, mis lisanduvad peatused? Lisanduvad peatused siis metodisti kiriku ette, linna siseneval suunal. See on nüüd, tahaks millegagi näidata, aga võib-olla see on hiirega. Ja, hiirega on võib-olla parem. Just, nii. Siin on üks lisanduv peatus. See on siis bussipeatus. Siis linna siseneval suunal on veel lisanduv peatus siin keskel, tee keskel, mis on siis trammi ja bussipeatus. Ning siis on üks ümbertõstetav ühistranspordi peatus, mis on siis bussipeatus, mis enne oli siis siin Narva maantee ääres ja nüüd liigub siia tee keskel. Selle küsimusel me ennevalt diskuteerisime. Täna on ju kõik bussid sõidavad tee ääres. Ja kui sa ütled, et see on mingi ülipikk plaan, siis lasta senikaua olla siin tee ääres.
kõik selle Narva maantee suunalised bussipeatused on täna sõidutee paremas servas. Seal on küsimus ka ühistranspordi kiiruses. Et liiklusseaduses sa võid autoga sõita bussirajal, kui sa keerad paremale. Mis tähendab, et alati, kui bussirada on siis tee ääres, siis sisuliselt autod sõidavad seal peale. Ja siis sellega, kui ühistransport tuua tee keskele, siis lihtsalt tõuseb selle kiirus oluliselt. Et see on peamine muudatus. Ma toon lihtsalt avatud kaartidega olla, et mu enda mure, see ei ole kõik küsimus, aga mu enda mure on tegelikult selle projekti juures, mida me kindlasti oma meeskonnaga veel üle vaatame, et linnast väljuvad suunal mööda siis Narva maanteed. Et hetkel on 2 sõidurada pluss tramm, on ju, aga kui ta jõuab pärast ristmikku, siis tegelikult on 1 sõidurada ja kõik läheb tee keskele. Ja mille arvelt see tuleb, on siis see, et senine bussipeatuse tasku on ju kõrghaljastusega seal tehtud. Et lihtsalt oleks aus kommunikatsioon, siis me meeskonnaga vaatame selle üle. Et tegelikult meie kõigi tahe on, et see õhtul saaks linn võimalikult kiiresti tühjaks. Kas see on tegelikult tehniliselt teostatav? Me meeskonnaga veel arutame, aga lihtsalt, et te teaksite, et siis siuke küsimus on lõpus. Aitäh selle kommentaarist, aga tuleb korra selle peatuste küsimused tagasi. Kas see sai lõpuni vastatud või oli veel? Juurde tuleb linna siseneval tramm ja buss. Just. Selge. Tallinna Ülikooli eest kaob ära? Ei. Me ei muuda selle poole pealt projekti läbisel alal, me ei muuda ühtegi peatust. Konkreetselt selle ristmikkonal lihtsalt tuleb peatus juurde. Kas te seda teate, et siit Karja Rosest jõuab Tallinna Ülikooli kiiremini kui trammiga selle ringi ära teha? Siis me paneme 1 peatuse sinna juurde. Päris aeglaseks läheb see trammisõit siis. Jaa, selle poole pealt, kui me võtame trammi peatuse, esimene peatus, väljumispeatus on Poskas. Järgmine peatus ongi ülikooli juures. Ja selle poole pealt lihtsalt see distants on siis peaaegu kilomeeter. Ja see on pikk. Ja selle poole pealt, et kui me võtame peatuste kavandamise loogika järgi, siis tänavat ristumiskohas on kõige loogilisem peatuste tegemise koht üldse. Ja konkreetselt selles piirkonnas on meil palutud väga pikalt peatuseid. Aga kas te seda analüüsisite, et kas see tõesti võiks ühel hetkel nagu asendada seda Tallinna Ülikooli peatust sellel suunal? See on juba antud hetkel siis Narva maantee projekti osa, kuidas ülejäänud peatused paika pannakse, on ju. Lihtsalt tänasel hetkel me seda ei lahenda, seetõttu ma ütlen ka seda, et meil muid peatuseid ei puudu. Olgu, aitäh, aga meil oli siin terve hulk küsimusi. Ja Erki Tomberg, mureks on see Narva maantee 51 Metodisti kirik. Me ka eelmine kord andsime terve rea omapoolseid nagu nägemusi või mõtteid. Kahjuks neid ühtegi joonise peal ei näe. Aga meil oli üks mure oli see, et Narva maanteelt kuidas pääseks kiriku ette, sellepärast meil on seal matused, seal on kontserdid ja praegusel hetkel meil puudub või ütleme selle eskiisi peal puudub see juurdepääs. Teine, kui nüüd saaks näidata seda Petrooleumi tänavat korraks, siis on lihtsam mul ka kirjeldada. No ütleme nii, täna on meil, nagu te näete, sealt Petrooleumi tänaval pöörab siis meil parklasse. Mure muidugi on, linn on kõik oma parkimiskohad ära kaotanud, mis tekitab meile teatud muresid. Täna meil on selline omapärane jaotus, et justkui nagu kiriku parkla moodi, aga seal osaliselt on linna parkimine, ma arvan, et 1, 8, 9, 10 kohta. Eelmine kord, kui me jaanuaris vaatasime, oli paralleelselt tänavaga parkimiskohti rohkem, täna on neid praktiliselt olematu. Hulk ma seal teispool teed võib-olla, seal on 2 kohta või aga meie mure oli selles, et ühelt poolt jah, neid parkimiskohti väheneb, teisalt oli see, meil on täna 2 tähendab, üks on sissesõidukoht nii-öelda sinna parklasse, teine on välja. Nüüd on tehtud 1, kuna öeldi eelmine kord, et 1 on turvalisem kui nii-öelda 2. See on diskussiooni küsimus muidugi. Teine asi on see, et kui nüüd tehakse 1+1 ja kui nüüd on näiteks
mõni suurem buss hakkab meile sinna parklasse sõitma, siis ma kujutan ette, et seal tee peal tekib ummistus. Lihtsalt, et kui on 1+1 rada, see nii-öelda bussil endal selle välja pööramiseks või parklasse pööramiseks on seal ruumi vaja. Et see oli ka nagu see mure ja jah, et võib-olla see parkimise ja see teine oli just see Narva maanteelt sinna kiriku ette pääsemine. Sest kuna meil sealt lähevad kõik kaldteed ja sealt saame ka kirikusaali, et kui meil läheb kõik ainult sinna parklasse, siis muudab selle asja väga keeruliseks. Aitäh! Kas ma sain õigesti aru teie küsimustest, et üks küsimus oli parkimiskohtade arvus, kas parkimiskohtade arv kiriku juures? No jah, et linn on tugevasti vähendanud, ma lihtsalt sellepärast nagu... Ma küsin korra vahele, aga täna peasisse juurist, kas täna on siis olukord? Täna saab sinna ette sõita, jah. Tegelikult ju ei saa, see on kõnnitala. No täna seal on madalad need kivid on, nii et tegelikult matusautod ja saavad sinna ette sõita. No, okei, võtame info kaasa. Nagu kuusad... Ei, ma lihtsalt sellepärast, kuna ma joonis veel ei näinud, et sellepärast ma siis nagu ütlesin selle välja. Siis muidu ei olegi äärekivi kõrgused ja mitte midagi. Ei, no ma arvan, et oleksite näidanud isegi juurdepääsu juhul, kui see oleks sinna planeeritud. See küsimus on siis kirjas ja... Midagi ei luba, aga võib-olla sinna tänavale. Aga see tuleb otseselt kõrgaljastuse arvata. Et võib-olla saame siis mõned peatusparkimiskohad juurde. Aga ma saan aru, et sinna parklasse siis ta sõit jääb üks ja ainus. Ja selline, ma ei oska nagu öelda, nii kitsast kui laida seal praegu on. Liiklusahetus kõik parandada, aga see on kõik arvestatud sellega, et kui suuremad veostad, teil on kõik veostad ka jääbid vaja sealt ära. Ja samamoodi, jah. Et see on kõik sellega arvestatud. Juurdepääsud on oma normikohased laius, et selle poole pealt, et me arvestame tänasel hetkel ikkagi sellega, et kirikuga seotud ei ole sarnane liikumisintensiivsus nagu tavalisel eri- ja kaubanduspinnal on ju. Ehk siis selle poole pealt ilusasti see üks juurdepääs paratamatult on mõistlik lahendus puhtalt ka juba jalakäijate ja jalgratturite ohutuse seisukohast. Ja isegi kui teil tuleb see üksik buss, siis ma ei ole selle poole pealt teie hinnanguga nagu antud hetkel nõus selle poole pealt, et kui me räägime tipptunnil Petrooleumi tänava liiklusest, siis ühes suunas selline 250 sõidukit ühes suunas, mis on täiesti väike hulk sõidukeid, et ma ei ole nõus teie hinnaguga ummiku tekkimise osas. Aitäh teile, veel on küsimusi ja võimaluse neil, kes pole veel sõna saanud. Aitäh, kõigepealt hea meel, et siiski kõik liiklejagruppide võimalused lähevad tasapisi paremaks nii-öelda, aga siis rääkis, et kas nende uute peatuste lähedusse ka jalgratta parkimise kohti projekteerite, et oleks võimalikult mugav, kui ma rattaga tulen, eks ju, pargin ratta sinna, lähen trammiga edasi kohe või siis, kui ma vastupidi linnast nagu välja sõidan nii-öelda, et kas sellele on ka mõeldud? Kas saate öelda ka oma nime ja... Kui me räägime jalgrattaparklatest, siis paslik on siinkohal ütelda, et tegemist on eskiisiga. Eskiisiga lahendatakse ära nii-öelda põhiline ruumijaotus selles tänavaruumis. Ja eskiisi mõistes otseselt ei näidatagi ära mitte ühtegi väikevormi. Jalgrataste parklad ja kõik sellised elemendid on väikevormid ja need tulevadki siis eelprojekti staadiumis. Meil ennem on vaja asendiplaan selle poole paika saada, mis on olulisemad liikumisteljad ja kuidas me neid lahendame. Ja siis selguvad ära, kus on need kohad, kus siis me saame nii-öelda liikumisruumist natuke väljapoole kõrvale panna nagu need väikevormid on ju. Ja seetõttu ka siis tegevustaskus, nii nagu projekti juht ennist ütles, on see, et näidatud on ala, kus on see tegevustasku, aga väikevormid ja tegevused on need osad, mille puhul on siis täpselt samamoodi avatud ettepanekutele. Et need on nagu... Nad on järgmises staadiumis osa. Jah, järgmises staadiumis. Kui joonis ühtegi pargipink ega siis prügikast ei näe, ega need tulevad teie. Ja siis kiire teemist ka, et kui oli jutt, et
siiski saab ka sõidukitega sinna Veitsenbergi ja Koidula tänavale nii-öelda. Et siis praegu on jalakäijatel see liikumine tehtud tunduvalt paremaks, kui see on praegu joonisel nii-öelda. Et ma loodan, et siis jalakäijate liikumine seal ristmikul koos selle muudatusega ei halvene siis nii-öelda. Tänasega võrreldes läheb loomulikult. Kas te mõtlesite nüüd praegu foori mõistes või? Ei, seda, et praegu kui kõndida jalakäijal ületada ristmiku ja kui tulla Tallinna Ülikooli poolt ja suunduda näiteks sinna Liida-Koidula bussipeatusesse, siis on väga ebamugav, kui ta on ükskord selle Narva maantee juba on ületanud. Aga et siis pääseda bussipeatusesse, siis ta peab uuesti ületama Liida-Koidula tänava nii-öelda. Et teeb sellise tagurpidi et praeguses eskiisis on see lahendus on muudetud tunduvalt paremaks. Aga kui nüüd jälle tehakse tagasi, et sõidukitega ka pääseb otse sinna Veitsenbergi tänavale, et siis ma loodan, et seda ei tee tagasi käiku võrreldes praegu see eskiisiga. Selle poole pealt, et selle kohta ütelda, et foori programm on ka natuke järgmise staadiumi lahendus, et kui see foori programm on meil olemas, ma arvan, et siis meil tekib uus koht diskussiooniks. Aitäh! Võtaks järgmise küsimuse. Palun. Tervist, Risto, Narva maantee 31 korteriomanik. 3 küsimust ja üks kiitus, et kiitus just eelkult mainitud peatuste lisamise osas, et eriti veel kui tulla siis Kadrioru poole pealt, et tõesti see trammitee peatus viimasest või lõppu jalgpeatusest, siis järgmine on alles Tallinna Ülikoolis, et siis tegelikult see teeb elu palju mugavamaks. Aga esimene küsimus, et miks Roadline on projekteerinud asja, millele tähelepanu või mille sisu veel nad isegi teavad, et selle tegevustaskus on, et kui selle tegelikult seda sisu alguses ei ole, et justkui võiksid elanikud ise seda välja pakkuda või ütleme siis ruumikasutajad, et isiklikult elanikuna pigem näen, et võib-olla tõmbab võib-olla mitte kõige soovitumaid tegelasi sinna juurde tiksuma, et võiks äkki kaaluda selle kaotamist. Ja siis teine küsimus on, et miks mitte pikendada rattateed Narva maanteel edasi, et ta ei peaks just riiditee peale minema, aga et samamoodi oleks võimalik ka rattatee kaudu võib-olla lähemale siis Narva maanteed Kadrioru pargile minna. Ja kolmas küsimus on, et kas võiks siis ka liiklusvoolavuse parandamise poolest mõelda ka rida siis, mis ka praegult on alles Narva maanteed linna poole tulles kiriku ees siis Petrooleumi tänavale siis pöört teha, sest et hetkel tunduks, et sinna jääks nii-öelda veitsikutlik. Olgu, hakkame otsast vastama. Esimene küsimus, siis tegevustasku. Tegevustasku osas ei saa kinnitada, ei saa lubada, et sinna ükski ebameeldiv kodanik ei satu, aga me omalt poolt teeme kõik kaasa arvatud selle tegevustasku valgustamisega. Ja see on ühe sellise linnapargi osa või selline ajaveetmiskoht ja ma arvan, et see ei ole juba eos eesmärgiks sinna inimesi pikemalt aega veetma sundida, aga pigem selline, et kui sa kõnnid läbi selle tegevustasku, läbi selle pargiala, mis siis Petrooleumi äärde luuakse, et siis sul on võimalus seal kas maha istuda, tuled lapsega, laps saab võib-olla mõne atraktsiooni mängida, et pigem selline eesmärk. Kas oleks võib-olla võimalik täpsustada, mis see tegevustasku siis põhimõtteliselt võib olla? Kas ta on reidide ääres mänguväljak, kas ta on pink, kas ta on jõusaal, mis on tegevustasku? Seal võib olla erinevaid tegevusi, eks ole, kõige lihtsam tegevus on istumine. Lisaks sellele on ka seal, nagu siin mainitud, mina olen Brede, arhitekt.
et lisaks istumisele tegevusi ka lastele näiteks. Mitte, need alad ei ole nii suured, et siia nüüd suurt mänguväljakut tuleks, aga mingisugused elemendid on täitsa võimalikud, et selles mõttes, kui on mingid ettepanekud selle kohta, siis sellega võiks arvestada. Soov üldse avaldanud, et tegelikult, et see ei ole kõige meeldivam koht praegu. Ta ei ole kõige meeldivam koht praegu, sest seal on hästi palju sõiduradasid. Ilma ka. Millal paistab sinna päike? Aga meil oli see reegel, et vahele püüame mitte segada. Kui võimalik, püüame sellest kinni. Eesmärk on teha seda avalikku ruumi paremaks ja kui me toome siia võimalusi, siis inimesed saavad ka seda kasutada. Olgu, teine küsimus oli meil rattateede pikendamise kohta. See oli siis Narva maantee poole, Kadrioru pargi poole. Liikuvusamet vastab. No tegelikult hea meelega selles küsimuses annaks abi linnapeale. Et lihtsalt ruumi on. Et selles suhtes, et minu jaoks on juba vägagi problemaatiline, et tegelikult üks sõidurada läheb praegusel arvalt, et seda me peame korrigeerima. Aga lihtne vastus on, et ruumi ei ole. Ja samas, et kui rattaga sõita, et miks mitte Musta Luige ja selle trassi vahel asendada tegelikult siin Metodisti kirikust edasi on suur roheala, kus on kindlasti väga meeldiv sõita. Et selles suhtes alternatiivne koridor on oluliselt positiivsem ja ei tule teiste liiklejate arvelt. Selles suhtes mõistlikum seadus. Tuukri edaspidi, selles mõttes, et kui Tuukri läheb ka uuendamisse, et siis tegelikult seal praegu peaks ju ruumi olema. Et seal on jällegi siis küsimus selles, et kas nende kõikide majaelanike jaoks on tegelikult peatuskohad olemas. Et siin on ka mitte ainult kullerite peale ei pea mõtlema, vaid ka kiirabide peale. Selles suhtes see on kriitiline, aga kui me vaatame seda maakeeli kergliiklusteed, siis tegelikult need tulevad ikkagi väga laiad ja arvestades liikluskoormus, mis seal peal eeskätt siis kergliikurite poolt on, siis see on tegelikult täiesti adekvaatne. Ma natuke seda Tuukri osa selle poole täiendaks veel selle strateegiliselt vaatega, et kuna Tuukri tänav on meil kohalikuks tänavaks kavandatud, siis kohaliku tänava tüübi mõistes eraldi rattataristut ei loodagi, vaid selles kohas siis kogu kergliiklejate hulk ja jalgratturite hulk tegelikult me suuname nad sõidutee peale ja täpselt samamoodi on siis nagu Kadrioru väiksemate tänavatel täpselt samamoodi, et me tegelikult suuname sõidutee peale selleks, et tekitada nii-öelda üks strateegilisem ja nii-öelda süstemaatilisem lähenemine, et nii-öelda avaliku tagasiside poole pealt üks asja on küll, mis on täiesti õigustatud tagasiside, on lihtsalt see, et kui me strateegilise poole pealt näeme ette, et jalgrattur peab sõitma sõidutee peal, siis kuidas ta saab ühenduda nende petrooleumi rattateedega. Et see ühendus on tõesti meil hetkel vildakas. Ma arvan, et see ongi see osa, mida me vaatame täiendavalt üle, et kuidas siis loogiline ühendus tekib. Aga seetõttu ka Tuukri tänavale me rattateid ei tee. Olgu, ja siis meil oli kolmas küsimus, mis puudutas Narva maanteelt pööret petrooleumi tänavale. Selle poole pealt taaskord natuke viitan siis selle liiklusuuringule selle poole pealt, et parempöördega me ei näe, et seal tekiks ummikut. Miks? Sest et õhtul tipptunni ajal sõidab siis parempööret 59 sõidukit loenduse kohaselt, mis tähendab sisuliselt, et igas minutis on ainult üks sõiduk. Ta selle poole peal lihtsalt see koormus ei ole ka kindlasti selline, mis ütleks, et seal võiks tekkida nagu ummikuid ja hommikul on 72, siis natuke üle ühe sõiduki minutis, mis taaskord koormuse mõistes olematu. Ühesõnaga saab Narva maanteelt teha parempöördle petrooleumisse, aga lihtsalt tavalise raja pealt, eks ole. Olgu, lähme küsimustega edasi. Palun. Ja Ivar Eit on Tallinna elanik jalakäija. Seda petrooleumi tänava lipu tahaks näha, et kui sõiduradasid eraldada, siis kindlasti see eraldus peab olema kõnnitee ja sõidukite teede vahel. Et jalgratta ja sõidutee vahel võib olla, aga kõnnitee ja sõidutee vahel peab olema
et selles mõttes need puud, mis on seal nüüd siis autotee ja jalgrattatee vahel, peaksid olema üks korrus allapoole ehk jalakäijate poole. Sellepärast, et jalakäijate ja sõidukite liikluserimus on nii suur, on ju, näiteks jalgrataste ja sõidukite erinevus ei ole nii suur. Et see peaks olema nagu jalakäijate ohutuse tagamiseks esimene asi, et on eraldatud sõidukite ja kõnniteede vaheline ala. Mina ei seda aru, et sõidus kui jalgratas. Ja sõidus. Ehk siis jalgratta ja jalgrattatee ja kõnnitee vahele on soov saada seal kõrgväljastada. See puhur... Aga probleemi püstitus, ma saan aru, oli see, et motoriseeritud sõiduk ja jalakäija võimalik palju ära helistada. Mitte ainult motoriseeritud, sõiduk, jalgrattas on ka sõiduk, ma mõtlen selles mõttes. Okei. Ja jalgrattas tuleks kuskile mõelda? Ei, nad võivad seal olla. See puude rivi, mis seal on, peaks olema nüüd siis kõnnitee ja jalgrattatee vahel. Selle poole pealt seal on päris proosaline põhjus. Aga sisuliselt selleks, et teha siis parkimiskohti, siis on ta selline multifunktsionaalne nii-öelda ala, et on kõrghaljastus ja parkimiskohad. Selle poole pealt rääkides ohutumatest lahendustest jalgrattatee ja kõnnitee vahel, siis me räägime kindlasti kõrguslikust erisusest. Selline kõrguslik erisus väga hästi töötab tänasel hetkel meil Kaarli puiesteel. Inimesed on hästi ära omastanud nii-öelda selle liikumisruumi. Et ilusasti võistavad. Vabandust, aga arve sega vahele. Et ilusasti 4-sendine kõrguslik erinevus tagab piisavalt arusaadava keskkonna selle jaoks, et kasutada seda. Täpselt samasugune lahendus on siis mujal rattaliikides täpselt saatmete kasutusel, aga rääkides täiendavalt nii-öelda haljastuse paigutusest, siis väga palju haljastuse paiknemist dikteerib meile tänasel hetkel seal tehnovõrgud. Ja konkreetselt siis selle eskiisi koostamise käigus vaatasime ära kõik tehnovõrgud, nende kaitsevööndid ja üritasime paigutada need selliselt, et seda kõrghaljastust tänavahaljastusena saaks ka tekkida tänava äärde. Ehk siis see tähendab seda, et meil on suur sadamevee kollektor, mis on siis konkreetselt selle ülevalpool oleva parkimisala ja siis selle kõnnirattade vahel. Ja siis täpselt samamoodi on sõidutee all, oli just soojadres, kui ma õigesti mäletan. Ja siis täpselt samamoodi sealt edasi tuleb nii-öelda kiriku poole ka. Ehk siis sisuliselt me oleme üritanud ära paigutada kõik trassid ja arvestades nii-öelda maapealset lahendust. Ma täiendaks seda vastust sellega lihtsalt, et loomulikult jalakäijana need kergliikurid on tüütud. Ohtlikud isegi on. Jah, aga kui me võrdleme seda ohtlikkusastet, et siis jalakäija ja kergliikuri kokkupõrk tagajärjed versus siiski ka ratturi ja auto või bussi kokkupõrke tagajärjed, siis fataalsus on kindlasti sellel teisel oluliselt suurem. Et seal on ka lihtsalt see, et me eelistame seda, et meie tänavad on ohutumad tagajärgede mõttes. Kiiruskäimus on mitu korda suurem. Ja tagajärged, fataalsed tagajärged on ju kindlasti väiksemad kergliikur versus jalakäija, motoriseeritud sõiduk versus siis jalgrattur. Hästi palju sõltub sellest, et mis on teie lähtebaas, mida te arvate, mis on jalgratturi keskmine liikumiskiirus? Keskmine võiks olla 20, kui on näiteks selline kuulus rattaterrorist Tallinnas, kes sõidab 50 kilomeetriga näiteks. Selle poole pealt, et rattaterroristume Eestis me ikkagi võtame tavakasutaja. Tema keskmine kiirus on selline 15 kilomeetrit tunnis maksimaalselt. Ehk siis me peame arvestama absoluutselt kõiki vanuseklassi on ju ja kuidas nemad liikuvad. Ja sellisel juhul, kui paneksime nii-öelda aeglasemalt liikuva ratturi, mis ta tõenäoliselt pigem kipub olema, kui ratturite hulk kasvab, siis ta lihtsalt see sõidukite hulgas tõesti, nii nagu Abilinnap ütles, lihtsalt tema õnnetuse tagajärje raskusaste on oluliselt suurem. Olgu, need teed saavad olema lahutatud, lihtsalt kõrguste erinevusega on see, mis mina sain aru. Aga võtaks järgmise küsimuse. Ja, tere. Mul on küsimus lihtsalt selle kohta, saakite üle korrata, miks sa teete linnasuunale 2 eraldi bussipeatust nagu erikumis? Oleks võimalik ka suundust. Elanik. Pingi nagu maatus linnasisenema suunal. Olukord on siis lihtsalt selline, et kui me võtame nii-öelda taaskord seda pikka plaani endale ette,
siis ühispeatuste nii-öelda nominaalpikkus on 65 meetrit. Tulenevalt siis natuke tehnilisest normidest me ei saa ära saavutada seda sama 65 meetrit, aga busside ja ühistranspordi osakaal on seal nii suur, et me selle poole peame siis tõstma nii-öelda paralleelsele trassile. Hetkel mõttekäik on meil selline, et kiiremad nii-öelda olulisemad võib-olla põhiliinid on nad pigem võib-olla tee keskel, andmaks siis ümberistumise võimalust linna siseneval suunal. Ja siis sellised, kuidas me nimetasin, Tunne Tallinnat võib-olla liinid või sellised tugiliinid oleks siis rohkem see servas, sealhulgas ka võib-olla maakonnaliinid siis, et millel on natuke nii-öelda see ajakulu natuke teine võrreldes linnaliinidega. Olgu, aitäh. Järgmine küsimus, palun. Aitäh, tere. Tallinna linnavolikogu liige, aga ütlesi pikka aega Tukri 15 elanik ja praegu Raudvere elanik. Kas on võimalik küsimusi küsida ühe kaupa või neid järjest küsida ja siis saada kõik vastused? Kui oleks võimalik järjest küsida, siis hakka vastusega. Ma alustaksin lihtsalt sellest, et tuletada meelde, et üks põhjus, miks me üldse räägime Petrooliumi tänava ümberehitusest on see, et kunagi Tallinna linn ehitas Reidi-tee, mis võttis enda peale suurema osa nii Petrooliumi või ka Narva maantee koormusest. Ja olles elanud Tukri tänaval enne Reidi-tee ehituse ajal ja Reidi-tee ehituse järel, saan mina kohaliku elanikuna kinnitada, et see autode koormus, mis siin praegu on, ei ole mitte kuidagi võrreldav sellega, mis ta kunagi oli. Ja mina saan isiklikult ainult tervitada seda, et see ruum nüüd luuakse linnalikuks, et see ei ole enam tulevikus selline maantee, mis on mõeldud ühendusteena ja jalakäija seisukohalt. Ma arvan, et kõik need lahendused põhimõtteliselt ongi väga õiged ja väga vajalikud, sest inimesed kasutavad mõlemad kõnniteed, mõlemalt poolt Tukri tänavat, kasutavad neid teid ka ratturid ja see on ka oluline, et seal oleks jätkuv kõnnitee, mitte nagu selline imelik parkla nagu praegu, kus tuleb jalakäijal minna üles-alla, selleks, et mõned üksikud autod saaksid parkida. Et ma arvan, et see lahendus on igal juhul õige suunas liikumine, aga mul tekkis ka paar küsimust. Esimene küsimus puudutab ühistranspordi liikumist, et plaan, nii palju kui mina saan sellest aru, on lisada linna sisenevalt suunal üks bussipeatus ja üks trammipeatus. Ja need peatused hakkavad olema järgmisest Tallinna Ülikooli ja Kreutzwaldi peatusest 300 meetri kaugusel. Et kas on liikuvusamet mõelnud selle peale, kuivõrd see on mõistlik arvestades ühistranspordi liikumiskiirust, et peatused hakkavad paiknema niivõrd tihedalt, eriti peatused, kus peatub nii palju busse ja lisaks veel nendele trammid. See on küsimus number 1. Küsimus number 2. Kas on kaalutud võimalust istutada tihedam kas puuderivi või põõsastikurivi, mis eraldaks visuaalselt paremini seda sama potentsiaalset tegevustasu sõiduteest eesmärgiga tagada potentsiaalse mingi lasteala või ükskõik mis tegevusala selline selgem eraldatus sõiduteest, mis looks nagu sellised rohkem võimalusi selleks, et seal midagi saaks nagu mõistlikku ära teha. Kolmas küsimus, kas on plaanis jätkata selle Tukri tänava alguse lahenduse laiendamist kuni Tukri tänava lõpuni, seal kus ta ristub Reidi-teega. See küsimus on vist pigem siis linnavalitsuse esindajatega, kuna see on nagu investeeringu planeerimise teema. 4. küsimus või soovitus on see, et Circle K tankla, mis asub selle tänava otsas, on tegelikult paljude kohalike inimeste jaoks väike toidupood, mida kasutatakse, siis sinna kõnditakse. Ja praegu see kõndimine toimub nii reaalelus kui ka selles projektis läbi sissesõidutee, et kas äkki on võimalik projekteerijatel suhelda Circle K-ga, et kuidagi natukenegi paremini seda jalakäijate ligipääsu nagu läbi lahendada. Ja 5. küsimus, mis on sõidutee riidade laius Petrooliumi ja Tukri tänavatel. See küsimus minu meelest on üpris oluline selles seisukohast, et seal oleks see liiklus päriselt nagu nii rahulik, nagu ta peaks olema sellistel väikestel kohalikel tänavatel. Aitäh! Jah, 5 küsimus hakkab otsast,
Küsimus oli siis peatuste kohta, kas me oleme kaalunud? Jah, vastus on jah. Me ühistranspordi osakonnaga seda arutasime ühtepidi ja teistpidi selle poole pealt. See on hetkel teadlik otsus, sest et ka siin on siis Piki-Narva maanteed linna siseneval suunal taaskord sinna ristmiku piirkonda tegelikult seda peatust oodatud ja palutud. Ja teisest küljest on see, et varasemalt planeeringuga oli siis Bensiini tänava juurde see peatus justkui ka kavandatud, aga me ruumi poole pealt hindasime, et ta ei ole nagu kõige sobilikum ja ristmik on mõistlikum. Ehk siis tänasel hetkel lühikeses vaates jah, justkui kaks peatust tekivad lähestikku, ent pikas perspektiivis Narva maantees need peatuse vahed natukene ühtlustuvad ikkagist mõistlikumaks. Nii, võtan teise küsimuse. Küsimus oli kõrgväljastuses, aga funktsioon on see, et kui see tegevusala peaks olema lastega seotud, et kuidas eraldada. Kindlasti seda eraldamise funktsiooni madalväljastus tagab oluliselt paremini kui ka tihe kõrgväljastus. Et selles suhtes põõsad takistamas liikuvust on oluliselt kindlamad kui mitu puud, ükskõik kui tihedalt sa saad neid istutada. Mudel on mingi haljas siivam. Aga see on järgmistes etappides. Kolmas küsimus oli sul... Ma natuke teen seda haljastuse poole pealt. Et miks ma enne mainisin ka seda sadamevee kollektorit on ju, on lihtsalt see teema, et see sadamevee kollektori üks punkt on siin ja ta läheb piki sirge joonena sisuliselt siia ristmikolasse välja ja lihtsalt selle kaitsevöönd, kuhu me ei tohi haljastust panna, on 5+5 meetrit mõlemad poole. Ehk siis sisuliselt meil on 10-meetrine koridor, kuhu me ei tohi haljastust panna. Ja, no me saame aru, et see sõna ei tohi on tinglik, sest kui on tegelikult vaja, siis saab projekteerida lahendusi, mida... Tänasel meeles lähtud Tallinna vee nõuetest. Ja, aga Pronksi tänaval näiteks on istutatud puid täitsa kollektori nagu peale, et me teame, et see on võimalik, küsimus on rahastust. Ja küsimus on sellest, kas see lahendus on päriselt sinna vajalik, aga sellest lihtsalt ettepanek mõelda mingi haljastusriiba, nad ei pea olema suured tammed, mille juured hakkavad. Kolmas küsimus oli täiendavalt tava. Tuukri lõpuni. Kas tuukri on see lahendus, kuna see lahendus praegu projekteeritav lahendus hõlmab siis tänavaruumi kuni Tuukri uussadama ristmikuni ja ta nagu muudab seda, milline Tuukri tänav hakkab olema. Minu isiklikult hinnangul väga õige suund, kuidas seda muuta. Aga kas on plaanis linnavalitsusel jätkata Tuukri tänava rekonstrueerimist sellest uussadama ristmikust sinna reidide suunas? Esiteks, kui opositsioon kiidab, siis kohe muutud äraks. Aga kui lähima 4 aasta jooksul mitte ühesõnaga, et sihukest Tuukri tänava täisrekki ei ole nagu ette näha. Olgu, 4. oli Circle K küsimus. Kas Circle K siis oleks võimalik kõnnitee rajada? Circle K kinnistule meil... Erakinnistul? Need vist ei ole erakinnistul, ta linnamaa, aga ta on selle poole pealt antud lepingutega Circle K-le üürine, siis sellisel kujul lihtsalt meil ei ole hetkel kavas minna nagu sellele kinnistule. Kas tohib täpsustada küsimust? Muidugi ma saan aru, et linnal ei ole plaanis minna erakinnistule, kuigi ka seda on tehtud, kui oleks soovi. Küsimus on vaid selles, et need on Circle K enda kliendid, kes kõnnivad tipa-tapa nende suunas läbi autodele mõeldud sissesõidu, kui sinna teha kas või mingi natuke selgem nagu jalakäjatele mõeldud ühendustee. Kas küsimus on selle nurga peal või? Kui ma siit maala üle tulen, et ma siit siis saaks otsa sellesse mugavuspoodi? See ausalt öeldes käiakse minu teada Risti nurgast, kui ka tulles Petrooliumi tänava kaudu Narva poolt. Jällegi, me ei pea seda siin välja võtama, aga võib-olla arutades Circle K-ga leitakse mingi lahendus, mis natuke paremini juhatab seal inimesi sõiduteed või teemal. Arvates. Ja 5. küsimus oli? Ridade laius, Tuukri ja Petrooliumi tänav. Kindlasti saate täiendada, aga nende, ma arvan, et varasemalt on tehtud sisselõikeid halvas mõttes Vana-Kalamaja tänaval, et selle sõiduradade kitsendamise eesmärk on alati olnud see, et kiirust alla viia.
aga tekivad, nagu sa kindlasti tead, tehnilised probleemid näiteks jäätmeveoga. Tegelikult me peame arvestama sellega, et võib-olla harva, aga kindlasti liigub suuri masinaid ka ja ka talvel nad peavad sealt läbi mahtuma ehk lihtsalt põhimõtte pärast sõiduradasi kitsendada liikluse takistamise eesmärgil pigem ei ole jäänud, aga nüüd tehniline kommentaar, et lihtsalt laiusada. Tuukri tänaval on siis sõiduradad kogu laius 5,5 meetrit. Ja petrooliumi? Petrooliumi on siis 6,5. Ehk siis äärekivide vahel? Äärekivide vahel 5,5 ja 6,25. Ei, 6,5. 6,5 ehk 3,25 ühes suunas. Just. Olgu, aitäh. Veel küsimusi ja keegi, kes pole küsinud teile, võib-olla Elis kõigepealt, palun. Tervist, olen Uwe Riisenberg, tallinlane, väike õismäelane. Et just oli jutt kiirustest. Et kui me vaatame nüüd Eesti Vabariigi standardit linnatänavad, siis seal seisab, et kui meil on piirkiiruseks, projektkiiruseks 40 km tunnis, siis tulbas hea seisab, et selle laius on kui palju? 3 meetrit. Eks ole, et te olete kavandanud petrooliumi Narva maanteele põhiliselt 3,25 meetri laiused sõidurajad. Kummalgi tänaval on siis, nagu me näeme, piirkiiruseks 40 km tunnis. Et kui me eile Erkiga rääkisime, Haabrist linnase valitsuses, kus me rääkisime Astangu tänava rekonstrueerimisest, et ta rääkis väga õigesti, et tänav peab olema projekteeritud nii, et ta toetaks piirkiirusest kinnipidamist. Ehk kui Kristjan Järven ütles, et jäätmeveok ei pääse läbi, siis ma juhin tähelepanu, et see Eesti Vabariigi standard linnatänavad on koostatud Tallinna Tehnikaülikoolis. Ja seal on ka ilusasti joonisel näidatud, et veoki laius on 2,55 meetrit. Täpselt nii nagu siis liinibussi puhul. Ja peale selle sõiduraja laiuse on siis kummaski sõidude ääres, eks ole, ohutusriba ka. Et sellisest nagu, et see, et ruumi väheks jääb, see ei pea paika. Ja nüüd, kuna ma ei jõudnud kõike läbi lugeda Eesti Vabariigi standardist linnatänavad, et siis teine küsimus, et kui me rääkisime Tuukri tänavast, millest Riimis hetke rääkis, et seal on piirkiiruseks, ma näen asendiskeemil 30 km tunnis. Erki rääkis, et jalgrattur peaks siis seal sõitma. Et seal on laiuseks siis 2,75 meetrit sõiduraja puhul. Et kuna ma jõudnud vaata Eesti Vabariigi standardist linnatänavad, et mis on siis, kui sul on piirkiiruseks 30 km tunnis, mis on see soovitatav laius. Et 2,75 koos jällegi ohutusribadeni kummaski sõidude ääres on, minu loogika ütleb praegu, et see ei toeta piirkiirusest 30 km kinni pidamist. Et kuigi ma olen nõus, et see, mis seal Tuukri tänaval enne on, eks ole, kuni ristumiseni Uus-Sadama tänavaga, et seal on täielik, kuidas ütleb, lennuväli lihtsalt öeldiseks. Ma vastan ise, et sul on õigus. Inimeste elu saab muuta ebamugavamaks. Seda saab teha. Aga paraku selle projekti juures me seda ei tee. Ma ütlen veel, Eesti Vabariigi standardi linnatänavad on koostanud oma ala asjatundid. Eks Tara Antov, emeriitprofessor, Tiit Metsavahi, 2006. aastal viimane versioon, teine etapp selle kokku pannud. Et ettepanek on järgida projektkiirust, eks siis siin osa inimesi, nad ei ole lugenud Eesti Vabariigi standardit, mida siis Tallinna Liikumisamet, ma kujutan ette, oma tehnilistes tingimustes kutsus üles järgima. Aga kui spetsialistid ütlevad, et piirkiirus on, nagu Erki ise mulle kinnitas Haabrist linnas valitsus õigesti, et projektkiirus peab olema selline, et ta toetab suurimast lubatud sõidukiirusest kiinnipidamist. Aga antud juhul nii Narva maanteel, Petrooliumi tänaval kui ka Tuukri tänaval see niimoodi ei ole. Ehk siis mida laiem on su sõidurada, seda kergemini sa tahad kiiremini sõita. Ehk siis see toetab, linnaruum toetab, et siin eelkõneleja rääkis arhitekt, eks ole, et ta peab olema ikkagi selline, et autojuht roolis enne kõik, kes on kõige suurem ohuallikas selle tänaval, et peetaks piirkiirusest kinni. Aitäh, saime märgusest aru, mis on teil küsimus?
kas on veel kommenteerida või lähme edasi? Noh, ma võin nii palju kommenteerida standardi poole pealt, et standard on selline hästi tore ja mahukas dokument selle poole pealt, et see sõiduraja laius, mis standardis on näidatud, on siis konkreetselt joolte vahel. Meie räägime täna äärekivi vahelisest vahemaast. Ehk siis standardis tuleb erinevate tabelite koosmõjul konkreetselt siis see ruum kokku. Olgu armestu debatti siin ava. Meil on veel küsimusi. Vist on seal tagumises nurgas. Me oleme koos. Minä olen Nikolai Vasutin Tukri 58 kortterühmistön johduksen liike. Meie maja ees Petrooliumi tänava poolt on 32 parkimiskohta. Praegu siin joonisel raske aru saada palju on, aga paistab, et 3 korda vähem. Kuidas te seletada, et tegelikult ei jätku parkimiskohti linnas? Miks me vähendame nii palju korraga? Küsin parkimiskohta kohta, kes seda vastata? Mitu aspekti. Esiteks neid lühiajalisi parkimiskohti, ma usun, et tuleb Petrooliumi tänavale juurde. Kui mu mälu ei peta, siis vähemalt tellimust läks niimoodi, et seda projekteeritavat lahendust on võimalik 2 osas ellu viia. Ehk seal kohas, kus on ühe erakonna kontor, et seal ees on täna parkla ja et on võimalik ka järgmistes etappides tegelikult teha niimoodi, et ülejäänud park läheb ehitusse, aga siis see parkla jääb alles. Aga siin projekteerijad võivad täpsustada, et kas see suunis jõudis ka teieni või kuidas sellega on? Ei ole jõudnud. Selge. Keskerakonna kontor on nagu Mantu 36. Ma küsin konkreetselt Tukri 58 parkla kohta. Siin on pilt ja on näha, et siin kuskil 10 või 11. Ja see on kohalike elanike parkla ja ta on nagu eraldatud praegu ka, et see on ainult meie elanikele. See ei ole mõeldud kõigile linna elanikele. Kas mul on tulevikus ka oma kodu ees parkimiskohta küsimus? Kas on kohe vastus anda või on see midagi, mis kaasa võtta? No ja ütleme ka vähendada nii palju. Milleks seda? Kas see on õigestatud? Nii, vabandus proua, kas te võite korra näidata? No ma ees kohe, kus see on? 58. Need on Eesti kirikad siin? Jah, 58 siis teab. Olgu, aga ja see on maja algusest peale, mida me ehitatud. Teil on siin parkla. Ja siin ka. Siin on avalik, eks? Okei, las ta oli avalik, aga miks me vahendame 3 korda? Kindlasti mitte 3 korda, aga see on 3 korda praegu paistab. Okei, me võtame kaasa selle, et praegu et juht oli siis sellest samast parklast, mis siin täpselt see, kus on, et väide on, et täna on seal 3 korda rohkem parkimiskohti. Võtame selle info kaasa ja vaatame, kas on võimalik neid teha. Olgu, veel küsimusi? Palun, teie pole ka sõna saanud. Ma ei tea, kuidas siin käib see kord. Ma olen Pekka, elan Kadriorus. Kas see Veitsenbergi tänava sissesõidu teema käis läbi? Jääb alles. Jääb alles? See tõendatakse trammiteed. Jah. See on nagu lidemalt kokku. Okei, selge. Vastus käes. Okei, hüva. Ma tahaks, et äkki projekteerija näitab, kuidas see auto sõidab sealt sisse. Kas oleks võimalik projekteerija näidata? Kust ta tuleb, näiteks linna poolt? See üks skeem oli nende noortega võib-olla. See on trammi? Jaa, aga see on ja muud mootorsõidukid, et tegelikult see on koos siis trammiga siin samas taktis. Aga siis sa jõuad kuhu? See on Kadriorus nagu? Konkreetselt selle noole lõpus hästi pisikselt on küll näha, aga tegelikult seal on siis raadius, mis tähendab seda, et sealt trammi teelt keeratakse siis kas siis Veitsenbergi tänavale või Koidula tänava suunas. Ehk siis selle poole pealt mööda trammi teed rohkem pikemalt edasi sõita ei ole vajadust, vaid ta pääsebki konkreetselt ikkagi sõiduteele edasi.
seal väärtus peal. Olgu, aitäh. Äärekivid ka? Eskiisistaadiumis äärekive ei ole veel. On jah, ääreroheline on äärekivi. Ei, tegemist on lihtsalt äärejoonega, aga äärekive ei ole. Märgina kirjas tartkivimist äärekivi. Olgu, aga ärme seda debatti võib lava, meil on veel üks küsimus, palun. Minu nimi Toomas Oosalu, ma olen seotud Tuukri 19A kinnistuga ja detailplaneeringuga, mis on lõppevas menetlusjärjekorras, mis jääb Tuukri tänavast ülespoole, see kvartal, Reidi tee poole. Mul on 2 küsimust, esimene küsimus on see, et see projekteerimisala on praegu märgitud Tuukrist ülespoole pool Petrooliumi tänavat, saab kuni Reidi teeni. Esimene küsimus on see, millised tehnovõrgud uued on sinna projekteeritud teile, sellele poolikule teelõigule. Kas tõesti teise küsimuse ka kohe? Ei tahaks, aga no tohib. Teine küsimus on see, et see on praegu üks linnanägemus, aga see detailplaneering, millega mina seotud olen, seal on linn pakkunud ka oma nägemuse, et kuidas see Petrooliumi tänav võiks seal ülevalt minna. Ja mulle tundub, et need 2 asja omavahel ei haaku. Okei, aga seda me peame siis eraldada pärast. Ei, seda ei pea eraldada, sellepärast see on konkreetne osa. Miks ei haaku ja milline on see välja pakutud lahendus? Aitäh. Tehnovõrgud. Ja tehnovõrkude kohta nii palju, et ristmikult üles on praegu ette nähtud siis sademevee kollektor. Kuni siis Kambrini, mis on, ütleme niimoodi, et ta jääb sellel nähtaval pildil praegu circa 5-10 meetrit põhja poole. Et kui on huvi, ma võin näidata ka seda täpsemalt. Näiteks. Teine küsimus. See peaks olema kõik. Teine küsimus puudutas detailplaneeringut. Jah, detailplaneeringut. Konkreetselt selle projekti raames me uut lahendust teemegi ainult selle ristmiku peale. Ülejäänud on viidud kokku puhtalt sellepärast, et tegemist on siis piirnevate planeeringute väljarajamiskohustusega. Me selle poole pealt ei vaidlusta konkreetselt detailplaneeringus näidatud lahendusi. Lihtsalt tänasel hetkel, millest meie oleme lähtunud kokkuviimisel, on see, et ristmiku enda tsenter oleks võimalikult õiges kohas ja 2 on siis seal 2 puud, mida me soovime säilitada. Ja me ei taha siis teha hästi järske jõnksei, sellepärast et see omab omakorda veel natuke selliseid kõlgkokkupõrke riske ja meil täna on seal samas planeeringus ette nähtud tänavakoridoris on täna üks hoone ees, mida me ei ole lammutamas. Ehk siis see on konkreetselt siis selle planeeringuga tehtav tegevus ja see tähendabki seda, et kui planeering hakkab realiseeruma, siis ka see ots pannakse nii-öelda planeeringu põhimõttelise lahendusega kokku. Me lihtsalt viime täna olemasolevaga olukorraga kokku. Sellepärast on selline. Olgu. Vahepeal teen märkuse, et kell on 18.55. Meil oli ajakavas ette nähtud kuni kella 7. See ei tähendab, et me kell 7 punkt lõpetame, aga väga palju pole meil ka võimalik kahjuks üle minna, nii et lihtsalt annan märku, et väga pikalt me enam arutada ei saa, küll aga on ametnikud nõus vedada siis ka vastama. Aga meil on mõned inimesed, kes pole veel sõna saanud ja kes soovivad küsida. Vaatame, kas minul on nii nemad kui ka teised. Palun. Kristiina sai Tallinna Sadamast, tahaks tegelikult täiendada või kommenteerida. Mis põhjusel lükatakse siis selle 2 puu maha võtmine tulevikku? Miks seda siis kohe ei tehta selle projekti raames? Ja miks peaks siis ristmikud ümber ehitama tulevikus lihtsalt 3 meetrit? Sest praegu vahe on 3 meetrit. Ümber ehitama pea, sest et see me saame kokku viia, sest et detailplaneeringus ette nähtud lahendus on põhimõtteline, mis viiakse siis otsad kokku. Mis tähendab seda, et ehitusprojekti tegemisel, kui detailplaneeringut hakatakse realiseerima, pannakse sisuliselt lihtsalt ehitusjoonele üks punkt paika, viiakse kõik ülejäänud kokku, mis tähendab seda, et ümberehituse osa on sisuliselt see, mis täna on nii-öelda taastatav osa. Puude mõistes, kuna meil ei ole selle poole täiesti lõpuni teada, mis on teie siis realiseerimise ajakava, siis me selle poole pealt võtsime selle otsuse vastu, et me pigem säilitame haljastust, kui meil on seda võimalik. Ja teine on see, et isegi kui me need puud maha võtame, me ei saa teega minna otse hoonesse endiselt. Seda hoonet me ei lammuta. Ehk siis, kui me võtaksime need puud maha, siis lihtsalt see nii-öelda nihe
tuleb hästi järski, seal on see külgkokkupõrke koht on ju, eks me pigem viime natuke laugemalt, aga teiselt poolt tuleme siis selle teise tänavaprojektiga nüüd ilusti kokku. Et otseselt olemuslikult planeeringulahendus väga ei muutugi. Aitäh! Ma täpsustaks siis küsimust. Et kas on mõistlik tulevikus ehitada ristmikut ümber lihtsalt 3 meetrit? Ei, aga ristmikul ei peagi tõenäoliselt tulemagi. Konkreetselt ristmikul, sest valguspostid ja need foorid on ju paigas, tuleb kõik ümber ehitada. Tuukri ja petrooliumi tänasel hetkel meil ei ole selle poole pealt kavas seda fooridega reguleerida. Ma olen nõus, et eskiisis ei ole. Ei, me räägime tulemusest tähendustab samamoodi. Et meil ei ole hetkel nagu plaanis ja kavas seda fooridega reguleerida, sest et me räägime sisuliselt kohaliku tänava ja piirkondliku tänava lõikumisest. Et seda ei ole meil hetkel mõttes olnud rohkem. Olgu, läheme palun edasi. Palun teile sõna. Ma paluksin korraks pilti, mis on nagu õhuvaade. Nii, siin pilli peal on ilusti näha, kuidas päike paistab ja valgustab kogu seda pargiala. See pilt on natuke vale, kuna see majade front on suunatud kirde poole. Alates kella 10-11 on seal majade eest Eesti pime. Täna päike sinna ei paista ja kuna Reidi tee suunas Petrooliumi tänava on vana raudteetrass, siis ta on praktiliselt lõunast põhja minev raudteetrass ja teistpidi põhjatuuled puhuvad väga tugevalt just sealt lõuna poole. Tahan öelda, see on väga varjuline ja väga külm koht. Isegi jaanipäeval ei paista päikest nii palju sinna. Aga kui on talveaeg, talveajal on seal täiesti ilma päikeseta ala. Sinna ei tule mingeid lõbusa tegevuse taskuid ega midagi. Kas te olete mõelnud ilma kaarte peale, see on mu küsimus. Jaa, oleme. Vastus lühike. Aga pikemalt, mis sai kindlasti teile räägitud, oli need tehnotrasside asukohad ja kaitsealad. Et nende muutmine oleks metsikult kallis ja kui kaaluda maksumaksja poolt saadud hüve versus kulu, siis loomulikult meil on teada, kus poolt päike on, aga lihtsalt see maksumus ei kaalu üles seda lisandväärtust. Kui ma täpsustan, et mina sain küsimusest nii aru, et te ütlete, et pargil pole üldse mõtet, sest ala on liiga külm. Saab õigesti aru? Ja põhimõtteliselt küll, sest ma ei leia, mis pärast peab asja, mis töötab, mis on korras, tegema lihtsalt ümber. Mis on kogu selle projekti suurem mõte, miks peab seda ümber tegema, töötavat ristmikku? Läheme tagasi alguses oma avakõnest natuke mainisin seda. Eeskätt on küsimus selles kollektoris. Meie kõigi huvi on see, et me kanalisatsiooni eest maksaksime vähem, et meie kanalisatsioonisüsteem oleks jätkusuutlikum. Tänasel hetkel, kui ma õigesti mäletan, siis tulenevalt vihmaveest me laseme 6 korda aastas kanalisatsiooni otse merre, sest süsteemil on ülekülgus. See on, mida see veekollektori ja lahkpoolsus peaks lahendama. Rääkimata sellest, et me maksame vihmavee puhastamise eest, mitte ei lase seda otse merre. Ja nüüd teine pool on siis see, et see annab rahastuse selle projekti tegemiseks. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas, et kui me niikuinii lahti võtame selle tänava, kas me paneme täpselt samamoodi tagasi või mitte. Ja siit me jõuame selle juurde, et see on väga erandlik olukord minu enda jaoks poliitikuna, et see on tõesti koht, kus liikluskoormus, üks väheseid kohti Tallinnas, kus liikluskoormus on vähenenud ja eeskätt just selle Reidi tee tõttu on ju. Ehk seal on õigustatud, ma ütleks, pika vinna peale, et see sõiduradade vähendamine, et ma usun, et seal on point sees. Ja nüüd küsimus ongi, et mida siis selle alaga teha. Me võiksime sinna ka mingi maja ehitada, kui väga tahet oleks, aga pigem see, et sinna alasse tekitada roheala ja tegelikult ka ühistranspordi paremaks teha, et see tundub mõistliku maksumaksja raha kasutusele lihtsalt. Et see park on kollektoriga seotud nagu suhkesaabas, jah? Rahastuse mõttes, selles suhtes
teil on selles mõttes õigus, et meil on võimalik võtta kogu asfalt ja selle alune asi ülesse ja siis täpselt samamoodi tagasi panna. Aga kas see on ruumi kõige parem kasutus? Et kui me puhtalt valget paberit alustame, et kas me teeksime selle Petrooliumi tänava täpselt samasuguse, nagu ta täna on, pigem ei teeks. Ja et see on see lähtekoht. Natuke seda planeerimise poole pealt lihtsalt, kuna linnaplaneerimine täpselt samuti seotud sellega, siis kahjuks täna siin üle, siis seal on lihtsalt see teema ka, et mida nemad vaatavad, on siis rohealade kättesaadavust. Lihtsalt selles piirkonnas on rohealadega natukene kitsas käes, nii-öelda avalike terviklike rohealadega, aga see sama hoonestuse osa, mida siis abilinnapea välja tõi, on siis see parkla, mis siis on hetke siia paremale poole näidatud, see on siis seal on sinine 2 täpiga kriipsjoon ja see on siis linnaplaneerimine nii-öelda pikas perspektiivis mõelnud, et see on võimalik nii-öelda hoonestatav ala on ju, et see ei ole midagi täpselt, aga lihtsalt, et see on üks võimalik koht, kus saaks ka hoonet teha. Et sellise kujul lihtsalt ka see tuuletõmbus ühest küljest natukene nii-öelda kaob ära, sest tal tekib see tõpp nii-öelda tõkkis ette, et nii-öelda linnaplaneerimisel on olnud natuke suurem vaade sinna juurde oma nii-öelda strateegiliste planeerimiste poole pealt. Olgu, aitäh. Meil on veel aega võib-olla 3 viimaseks kommentaariks, kui küsimused on lühikesed ja vastused samuti. Alustame selle tagant. Seda teema osas jällegi elanikuna, et kui tegelikult siin ikkagi veidi vastuseis on ja ma ise eeldaks ka, et kui seal on see piirang kollektori osas, siis tegelikult lihtsalt kasutada ikkagi seda ala funktsionaalsena, et kas tehagi siis lihtsalt pargina, mitte mingisuguse tegevusväljakuna, et lihtsalt tal ongi selline roheline kena ala ja muruplats või siis kasutada lihtsalt parklana. Et jällegi elanikuna näen pigem sellel nagu mõte, kui et tõepoolest ei saa siis neid kõrgalistusi sinna rajada sellel põhjusel, aga vähemalt siis on rohkem roheala kui see, et sul on mingisugune asfalt kivipats, mis on pigem kõle, kus ei taha väga pikalt istuda ja jääb pigem tühjaks. Okei, võtame selle kaasa. Olgu, aitäh. Siin see küsimus. Ma tahaksin teha ettepaneku selle sama kõik need teemad, mis siin on, mida ma tegin ka PT juures, aga kas on võimalik seda sõidude trassi nihutada Metodisti kirikust eemale niimoodi, et see park nihkuks hoopis Metodisti kiriku poolsele küljele rohkem ja siis saaks kõik need tegevusväljakud siduda ka selle kiriku väliruumiga, et kui näiteks kirik teeb mingit kontserti või midagi, siis on ka kirikul võimalik laieneda oma mingite tegevustega pargialale. Hetkel näiteks seda varianti üldse pole. Ja me ei mõtle ka, et see peaks nagu hullult sinna istamajade nagu äärde minema, aga võib-olla lihtsalt nii palju, et sinna Metodisti kiriku äärde jääb ka selline nagu pargiriba ja tõesti ta on ka lõuna päikesele sellisel juhul avatud. Äkki siis see kollektor saab jääda sõidude trassi alla? Selle sama sõidude trassiga ongi see teema, et me proovisime seda tehnovõrke panna ühtepidi teistpidi. Lihtsalt tänane paigutus oli selline, kus me saime nii-öelda kõige suurema roheala kätte. Rääkides konkreetselt sellest trassi valikust, siis see oli nii-öelda täiesti algfaasis, kui see teema tuli üldse üles, et me saame hakata muud Petrooliumi tänavat, siis nii linnaplaneerimine, Keskkonna Kommunaalamet kui ka toona siis Transpordiamet vaatasime seda tänavavõrgustikku ja selle poole pealt jõudsime siis sellisele seisukohale lihtsalt. Kuna seal oli pikk diskussioon taga, et see Petrooliumi tänava kulgemise koht on kõige mõistlikum, sest see sellise kujul maksimimeerib täielikult siis selle roheala, sest et kui me liiksime ülespoole, siis kindlasti ta roheala muutub 2 sisuliselt on ju ja seal lihtsalt linnaplaneerijad ei näinud kõige suuremat väärtust enam ja pluss veel see, et linnaplaneerijad tänasel hetkel on vaadanud ka seda nii-öelda võimalikke hoonestusalasid, mis siis mida siis kas siis linnaarendusel või siis linn ehitusõiguse pakkumisel saaks siis täiendavalt nii-öelda finantseerida teisi tegevusi, et lihtsalt siis sellise kujul ka see hoonestusala, potentsiaalselt hoonestusala tekitada natuke rohkem. Ehk siis seal on lihtsalt pikk diskussioon taga, mida ma... Aga äkki selle tagasiside põhjal täna ei ole äkki see nii oluline, et oleks üks väga suur roheala, kuivõrd see, et roheala võiks olla päikese pool
ja võib-olla natukene väiksem sealpool ja rohkem parkimisega ja rohkem roheala siin Metodisti kiriku pool. Eks iga parkimisküsimus on ka liikluse, nõudluse ja pakkumise küsimus, aga ma arvan, et täna võib-olla, kuna soovite lühikese vastused, siis võib-olla sinna... Eks see juurde, see küsimus igatahes sai kirja ja kõik, mis kirjas on, et ma vähemalt loodan, et sellele ka mõeldakse, et see tuleb kaasa. Aga üks küsimus on meil veel, kui just Kristin Arvo ka soovib vastata. Ei, ma lihtsalt tahaks jällegi võrdlemisi aus olla, et nüüd küsimus päriselt ka, et kas me tõenäoliselt muudame seda tänavat sinna teisele poole? Ei, natukene. Okay. See on eskiis, vabalt võiks teha. Ma lihtsalt juhin ootusi, et me kindlasti mõtleme selle peale, aga ma hoiaks ootused madalad. Okei, vastus käes, aitäh! Lihtsalt üks väike kommentaar, et kui vaadata seda lahendust, mis siin seinal on. Selle lahendusel on näha parkimiskohti kohalikele elanikele, seal on näha sõiduteid, pistnike, rattateid, kõnniteid ja haljastust. Eks see lahendus näeb välja nii, nagu näeks välja üks enam-vähem kaasaegne linnaruum. Võib vaielda, kas selles lahenduses kõik ideaalne või mitte, kindlasti annab ühes või teises suunas parandada. Selge on see ruum, mis seal on praegu, see olukord, mis seal on praegu, ei ole normaalne ja ei ole kuidagi sobilik selleks, et inimesed seal saavad elada, kui neil on lapsed, kui neil on koduloomad, kui nad tahavad oma maja ees aega-ajalt ka aega veeta ja mina isiklikult kohaliku elanikuna leian, et see on samm õiges suunas. Peaasi, et lisaks sellele, et seda tänavat saab tulevikus kasutada nagu praegugi, selleks, et ära parkida härrastel poliitikutel või kohalikel elanikel ja liikuda inimeste punktist A punkti B, et see lahendus viib meid selleni, kus kohalikul elanikul võib tekkida põhjus seal tänaval natuke liikuda. Mina arvan, et see on samm õiges suunas. Jah, see oli üks käsi. See päikese idee pargi suhtes on väga valiidne, ma ütleks, ja äkki on leitav mingisugune konsensuslik lahendus selles suhtes, et kollektor tegelikult, tavainimesel võib-olla on siuke, et ma ei tea, mis me teeme sellega, aga tegelikult on vajalik. Ja see, et ta oleks teenindatav, see on ühtlasi vajalik. Et kas see on kuidagi nihutatav sinna keskosasse ja panna selle peale parkimine? Sest et kui seal on parkla peal, siis see tähendab, et ta on teenindatav ja see ei segaks ka liiklust. Ja kui see kogu tee nihkub siuke 3 meetrit sinna siis joonise mõttes ülespoole, siis ta ei tekitaks ka mingisuguseid mega suuri kadusid. Ma ei võtta vastust, see on lihtsalt pakkumine. Ma annaks projekteerijatele kohe sõnaga lihtsalt, et seda mastaapi mõista parandage, kui ma eksin, aga selle kollektori liigutamine iseenesest on miljoneid. Kas see on maa sees? Seda ei saa liigutada? Saab, aga selle kulu lihtsalt, mis te hinnanguliselt annate? Okei, ma sain aru, et uus kollektor või midagi muudetakse seal. Tahad sa täiendada? Ma ei oska nii täpselt nüüd vastata, aga nii palju, kui ma vee- ja kanalisatsiooni insenerist olen aru saanud, siis see kollektor, nad on meetrise läbi mõõduga ja ta on umbes 5 meetri sügavusel. See on seal paigas praegu? Seda ei muuduta? Ei, see rajatakse sinna. Ja nagu ma aru olen saanud, siis sellel on väga palju piiranguid lihtsalt. Ma praegu ei oska täpselt vastata. Aga suurel sademeva kollektoril on ka see mure, et seda ei saa nii lihtsalt siis nurkade alla panna, ei saa suunda muuta, et see koridor peab olema nii võimalikult sirge, kui vähegi on võimalik panna. Ja siis põhimõtteliselt 2 punkti vahel tõmba üks sirge ja see on kollektori siis trass. Lihtsalt on see, et kui me räägime tänavatrassi nihutamisest, siis seal on omad nii-öelda hinnad ja see maksumus. Sisuliselt tähendab seda, et kollektori peale
nii-öelda kõrghaljastust ei teki, on ju. Täna me lähtume tingimustest, mis meile on antud. Teine on see, et teekoridori nihutamisel ei teki siis tänavakoridorile nii-öelda tänavahaljastust, mis on siis vastavalt strateegilised dokumentidele ka Petrooliumi tänavale nõutud, et seal lihtsalt siis sellisel juhul tähendaks paljamat tänavat. Siis sisuliselt rohkem nii-öelda kõvakatendiga ala tõenäoliselt. Olgu, aitäh. Meil on käsi püsti, aga meil hakkab aeg läbi saama. Nii et kui ei ole väga... Olgu, tehke üks viimane märkus. Aitäh. Kui oli eskiisiprojekti ülesanne arutelu, siis räägiti sellest, et on vaja lahendada nii, et parkimiskohti ei oleks vähem. Ma ei osalenud, aga ma olin näinud seda. Ja praegu paistab, et see läks õhku lihtsalt. Me palume väga konkreetselt Tukri 58 korteriühistu palve, et parkimiskohti ei oleks vähem. Me kasutame neid. Me väga palume sellest. Ja, ma arvan, et võib võrdlemisi julgelt öelda, et võrreldes selle lahendusega, mida te täna näete, et parkimiskohti tuleb sellega võrreldes juurde. Aga samas ma kardan, et võrreldes tänasega nende konkreetselt parklas mingi arv siiski väheneb. Ja, mitte nii vähem. Ma mõistan. Need asutused nii mais. Ja, et mõistan sellest ja me tegeleme sellega. Aga nagu te tänasest vestlusest näete, et kõik ongi kompromisside kunst. Et ma ei tahaks öelda, et õiglane on siis, kui kõik on ühtemoodi pahased, aga üritame leida seda kõige paremat lahendust. Aga aitäh teile tänase eest. Ma arvan, et oli väga hea arutelu ja kindlasti me võtame need infot kaasa, mis on võimalik, siis muudame paremaks.